Eluliin on loonud ühe imetlusväärse ja tänuväärse saatesarja, kus me puudutame erinevast aspektist erineva külje pealt ühte väga tõsist teemat, nimelt inimkaubandus. Läbi mitme saate on meil erinevad külalised, erinevad teemad ja täna on mulle suur au tutvustada teile ühte erilist naist, nimelt Vabariigi president Kersti Kaljulaid tunnustas augustis mitmeid väärt inimesi, kes on andnud oma suure panuse vägivallaennetusse. Üks nendest inimestest, kes sai tunnustatud ja on seda 1000 korda väärt, on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kriminoloogia teadur Anna Markina. Naine, kes on väga mitmeid aastaid tegelenud nii inimkaubanduse kui ka naistevastase vägivalla ennetamisega. Anna Markina on meie Eesti oma kriminoloog ja ta on pühendanud väga pika osa oma elust noorte õigusrikkumiste, aga ka inimkaubanduse valdkondade uurimisele nii Eesti kolleegide kui ka Euroopa erinevate kolleegidega. Tere, Anna! Mul on väga suur au, et sa leidsid aega. Tere, Kristi! Me hakkame sinuga rääkima täna väga tõsisel teemal inimkaubandus. Sina kui teadur, sina kui inimene ehk saad meile lõplikult selgeks teha kõik need mõisted ja see tegevus seal taga nii palju, kui me suudame ja oskame. Räägime ka ühest olulisest projektist Flow, millega sa olid seotud, aga hakkame võib-olla algusest pihta, kui inimesele öelda selline sõna nagu inimkaubandus, siis selle taga on üks tõsiselt suur mõiste. Kuidas me mõtestame lahti sõna inimkaubandus, mis see on? Jah, see on oluline küsimus, et väga sageli, kui me räägime inimkaubandusest, siis tulevad mingid pildid, ma ei tea, orjadest ja ahelatest. Ja mõnes mõttes see räägib natukene inimkaubandus ka, aga tänapäeva inimkaubandus, see on selline protsess või tegu, kus kasutades kas vägivalda või inimese petmist või ära kasutades tema sellest haavatavat olukorda. Teised inimesed, kurikaelad, proovivad sellest kuidagi kasu lõigata, ära kasutada seda inimest. Need lihtsate sõnadega see niimoodi on. Kui me räägime vägivallast, siis tegemist on füüsilise valu tekitamisega, kehalise väärkohtlemisega, on nii? Jah, aga kui me räägime inimkaubandusest, siis see võib olla ka psühholoogiline vägivald, surve, ähvardamine. Tegelikult, kui me ähvardame inimest vägivallaga, need ähvardused võivad olla ka selles, et midagi teeme sinu perekonnaga või teeme sinu elu talumatuks ja nii edasi. Et see vägivald võib olla ka psühholoogiline. Aga ma võiksin lisada, et sa viitasid, et ma olen kriminoloog, et ma teen nende uuringutega ja suurem osa minu uuringutest on siis põhinevad intervjuudel. Et need intervjuud, mida teen inimestega, eksperditega ka, aga ka inimestega, kes on olnud inimkaubanduse ohvrid. Ja nendest intervjuud, need olukorrad, millest inimesed räägisid, et seal on olnud ka seksuaalset vägivalda. Et sellest nõrgat situatsiooni ja haavatavat situatsiooni ära kasutamist. Anna, kas on mõni selline lugu, mis on sulle läinud hinge, mida sa võib-olla võiksid natuke avaldada? Nii palju, kui see võimalik on. Mingi lugu nullist, kuidas see leidmine, avastamine ja mis inimene seal taga oli? Need lood, praegu mul tulevad meelde need lood, mis on juhtunud meie inimestega välismaal. Ja see seksuaalselt, kuna ma juba alustasin sellest rääkima, siis võib-olla see on see lugu, millest võiks pikemalt rääkida, juhtus juba mõned aastad tagasi. Meie kaasmaalane Ida-Virust läks tööle välismaale ja algul töötas ta Idamaad tantsu tegi, oli hästi populaarne, aga siis sattus avariisse, enam ei saanud tantsida ja sattus tööle restorani, kus ta pidi töötama niimoodi, et ta ärkas üles oma korteris kell 7, pidi võtma auto, minna oma ülemuse järele, sõidutada teda sinna restorani. Restoranis ta valmistas kõik ette toidu tegemiseks, siis töötas restoranis. Siis kui restoran kell 11
kell 7 ta alustas, kui 11 restoran pandi kinni, siis ta koristas, sõidutas seda peremeest koju, läks, magas mõned tunnid ja siis uuesti. Ja kui ta tahtis tasu saada selle eest, siis tema ülemus ütles ainult siis, kui ta osutab talle seksuaalteenuseid, siis ta maksab need rahad kinni. Selle aja jooksul, kui ta välismaal töötas, ta ei olnud nagu väga sotsiaalse selles heal järel perekonnas, suutsid siis üks vanemast suri, korterid, kus ta elas, siis tema õde või vend müüs maha. Et tal ei olnud tegelikult, kui räägitakse, et kui nii talumatu, siis sa võid tagasi tulla. Sisuliselt sellele inimesele ei olnud kohta, kuhu tagasi tulla. Ja nii see läks ja kohtusin ma temaga ühe MTÜ kaudu, kuhu ta lõpuks varjupaika sattus selle pikka looga, aga vahepeal sattus ta ka haiglasse, proovis sooritada enesetappu ja nii edasi. Et selline erakordne juhtum, ma ütlen, et kõik inimkaubanduse juhtumid ei ole niivõrd tõsised. Aga kui sa küsisid, et kas midagi tuleb meelde, siis see praegu selle loo puhul isegi nagu tundub, et seal olid need erinevad inimkaubanduse aspektid kuidagi omavahel ühendatud. Et kui see alguse lugu tundub niimoodi, et inimesele pakuti ju töökohta, eks ju, nagu ta oleks nagu personaalne assistent, eks ju. See kõlab ju hästi, see on see visiitkaardi nimi, eks. No saad ka restoranis töötad, siis oled ju nagu ettekandja ja kokk ja see on ka väga väärt töökohad, eks ju. Sealt edasi, koristamine on nagu lisaraha. Asi lõpeb ikkagi sellega, et see inimene on maatasa tehtud nii vaimselt, psüühiliselt ja ta jõuab ringiga sinna, kus ta saab aru. Kas ta üldse sai aru terve aja jooksul, et ta on tegelikult ohver? No see on lõppude lõpuks ta sai muidugi, kui ta sattus juba haiglasse ja kui sisuliselt kuskil praktiliselt tänava pealt siis koristati teda ja suunati sinna varjupaika. Aga kui sa ütled, et kas ta tundis, et ta on ohver, seal vahepeal oli väga palju aspekte, et ka see oli naisterahva, tema boyfriend, kui oli väga raha vaja, siis ta ikkagi ütles, et ülemus annab mulle siis palga ainult siis, kui ma magan temaga. Siis natukene mõeldes boyfriend ütles, aga raha on ka vaja. No vot jah, et seal on juba see, et hakkab tekkima see üldine, et sul ei puudub see toetusgrupp, kelle poole abipalveks pöörduda. Et siin olid ka sellised väljendid, kui ma seda materjali lugesin, seda Flow projekti, millega sa oled ka kaasatud. Seal olid mõned sellised väljendid nagu sundseis või haavatav seisund, et tema puhul on just nimelt, et ta oli sundseisus ja vaimselt juba haavatud, et temaga oli väga lihtne manipuleerida, tundub nii. Ja see haavatav seisund võib olla jällegi, kui me räägime inimkaubanduses, siis väga sageli arutatakse seda just nagu välistööjõudu, need seostatakse seda nagu piiride ületamisega. See ei ole nagu ilmtingimata vajalik komponent, aga väga sageli just need, kes tulevad välistööjõud, nemad satuvad siis ohvriks just seetõttu, et nad ei oska keeli. Need lepingud, mida nendega sõlmitakse, nad on tavaliselt sellises keeles, milles nad ei saa aru. Nendega on väga lihtne manipuleerida, sest nad ei tea üldse seadusi. Nad ei saa kojugi. Nad ei saa kojugi, võib-olla neile öeldakse, et sinu dokumendid on kõik korras, aga võib-olla vastupidi, et sina oled siin illegaal ja kui sa teed suu lahti, et me lihtsalt saadame sind välja, kaotad kõike ja nii edasi. Et see ongi see haavatav seisund, mida ära kasutatakse. Üldiselt, kes on need inimesed, kuidas see märkamine käib, et kellel on nagu parim võimalus avastada selline tööalane ärakasutamine? Selle konkreetse juhtumi puhul tööalane kasutamine oli nii teadlik, et seal ei olnud kedagi, kes võiks märgata. Jah, see võiks antud konkreetselt juhul, need võiksid olla kas või kliendid, kes seda märkavad. Et sa rabad ja rabad hommikust õhtuni. Kui sa näed hommikust õhtuni kell 7 hommikul kuni keskööni seda ja sama inimest 7 päeva nädalas, siis võib-olla annaksid kusagile vihjed. Aga
kes veel, et kui meil on väga sageli selline tööalane ärakasutamine seotud pikkade allhankede ahelatega ehk tegelikult see peatöövõtja väga sageli ütleb, et mina ei tea, et mina lihtsalt sõlmisin lepingut ja kas nad tõesti ei tea tihtipeale? See võib olla nii ja naa, et aga see, et sa võtad positsiooni, et sa ei ole sellest teadlik, see on ka teadlik positsioon. Ehk meie soovitustes on, et kui peatöövõtja sõlmib lepingut, alltöövõtulepingut, siis selles lepingus peaks juba kirja panema, et või kuidagi arvestada sellega, et näiteks peatöövõtjal on õigus oma objektil inspektsiooni teha, kontrolli teha, on õigust rääkida nende, kes reaalselt töötavad seal objektil, et pärida, et kes nad on, ma ei tea, kas või mis palgaga nad töötavad ja nii edasi. See on üks aspekt. Teine aspekt on muidugi need kontrollkäigud ja selles mõttes Eestis on väga hea praktika. Loodetavasti selles saatesarjas õnnestub teil kas Tööinspektsiooniga või politseiga rääkida, et nemad siis teevad selliseid ühisreide. Ja ma mäletan jällegi, ma olen juba pikalt selles valdkonnas nagu uuringut teinud, et võib-olla veel 10-15 aastat tagasi ma mäletan, et oli olukord selline, et Tööinspektsioon tuli, kontrollis dokumente ja see on kõik, et neid huvitas, kas leping on olemas või ei ole, aga kas objektil kas nad on inimesed? Kas need on samad inimesed, kellega siis need lepingud sõlmid, ehk huvitasid eeskätt need dokumendid. Ja praegu olukord on hoopis teistsugune, et tegelikult Tööinspektsioon meil on põhiline asutusinstitutsioon, kust väga sageli abi saab. Ja kes teevad sellist koostööd politseiga, ehk kohale tulevad nii migratsiooni politsei, kui ka vahest tulevad siis need, kes inimkaubandusega tegeleb raskete kuritegude osakondaga, mõnikord ka maksuamet. Ehk sellised ühisreided, kus igaüks saab vaadata. Et sinu kogemus ütleb seda, et meil Eestis on see kontroll paranenud tugevalt? Jah, tugevalt. Sellega ma nõustun, jah. Et enam ei ole ainult mingi dokument oluline, vaid on ka inimene selle taga oluline. Aga ütle mulle, mis on suurimad riskid, millega peab arvestama esimest hetkest peale, kui tekib kahtlus, et tegemist on mingisuguse ärakasutamisega? No me juba teame, et uuriv ajakirjandus, jällegi õiguskaitseorganid, MTÜ-d, kes kõik näevad oma kliente, oskavad öelda, et mis sektorid on meil sellised, kus riskid on suuremad. No Eestis selgelt ehitussektor on see, kust me saame, põllumajandussektor ja sellised rahvusrestoranid on traditsioonilised. Meie uuringutes teeb meiega koostööd näiteks hotellide ja restoranide liit, et see hotellides, eriti koristamise sektor, võib-olla Eestis ei olnud nii palju, aga näiteks Soomes meie partneritel on olnud need juhtumid, mis on seotud. Ehk esimene asi, et me teame juba, kus need riskid on. Teine asi, me saame näha, et kus on võõrtöölised. Et tuvastame lihtsalt, me näeme, et need ei oska eesti keelt, me vaatame võib-olla, kes nemad on, see on jällegi üks risk. Suured objektid, kus jällegi palju firmasid, palju neid alltöövõtjad on ka nagu selliseks riskiks, ja seda kogemus on näidanud. Jällegi, meil olid siin Eesti Ekspressi publikatsioonist suurtest objektidest, aga näiteks ka Soomes, kus oli see tuumajaama ehitus, ülisuur objekt, et seal oli ka palju juhtumeid. Vaata, siin on jälle see koht, kus mõeldes kas või inimeste peale, kellega mina elus olen kohtunud, et tihti peale pahurdatakse, et ei taha minna ametlikult tööle, et tegelikult mustalt tuleb parem raha, eks, et sa kunagi tegelikult ei tea, et täna oled sa võib-olla see, kes saab mustalt suurema raha kätte, aga homme võib see pöörduda sinu vastu ja sa oled üks inimkaubanduse ohver, nii et sa pole arugi saanud, jääd rahast ilma, jääd oma õigustest ilma, oled vaimselt väsinud, et selline ikkagi korralik ametlik koostöö on
suures plaanis, mitte täna, kui sul on rahaline raskus, vaid suures plaanis sulle alati kasulikum ja usaldada pigem neid instantse, mitte olla nende vaenulik. Et inimesed tahavad saada ruttu rikkaks, rikkaks me ei saa nii sellises valdkonnas nii kohe, aga nad võivad kaotada kõik ja siis ei ole sul ka enam õigusi, rääkimata sinu inimlikkusest, mille sa võid lihtsalt kaotada. Enne kui me lähme edasi, oleks väga ebaaus, kui ma ei tõmbaks kokku seda näidet, mille sa Anna enne tõid. Mis sellest tüdrukust sai? Sel hetkel, kui mina tema rääkisin, elas ta omaette, tal oli väike laps. Ta oli juba heal järjel, aga käis ikkagi selles MTÜs tugirühmas, ehk tal oli psühholoog, kes temaga töötas ja minu arust tal oli juba töökoht, et teda ikkagi aidati, tal vedas. Tal vedas, pluss seda võib nüüd konkreetselt tuua üheks nii-öelda kurvaks, kuid edu looks, et võib minna hästi, aga siin lihtsalt õigel ajal õiges kohas hüppasid nii-öelda appi erinevad instantsid ja see asi läks käima, aga reaalsuses neid lugusid, kus see ei jõua mitte kuhugi. Ja me ei saa nendest teada. See on nii kurb, et kui see lugu ei jõua meieni, siis me ei saa teada. No tuvastamine ongi nüüd järgmine teema, mida ma tahan sinuga rääkida, et kui keeruline, kuna me ei saa teada, kui keeruline üldse on tuvastada seda inimkaubandust? Muidugi keeruline. Iga asja kohta mul tuleb üks lugu, eks? Olen nagu see jutustaja. Et esiteks see on alati selline piiri peal, et nagu me ütleme, inimesega manipuleeritakse ja inimene sageli ei saagi aru, et tema on ohver, nagu sina just praegu ütlesid. Et nii see käib, et inimesed loodavad, et inimkaubanduse puhul väga sageli inimesed jäävad ilma töötasuta. See on tüüpilisem näide, et töötavad töötasu ei saa, aga ikkagi loodavad, sest kui mina praegu kaeban, siis ilmtingimata jään rahast ilma, aga kui ma võib-olla natukene kannatan ja käin siin peale ja ikkagi helistan 100 korda sellele. Ja teen veel paremat tööd ja tõestan, et ma olen tubli, eks. Ja siis võib-olla ma saan seda raha. Teine asi, miks see raske on see, et inimestel on häbi. Et see on seotud ja nagu ma ütlesin, et mul tulevad need lood peale ja siin mul tuleb ka üks lugu, tegin intervjuud Soomes ühe samuti naisterahvaga, samuti MTÜ kaudu, kes mingi hetk jäi kodutuks lausa, aga kes oli Venemaal suures linnas hambaarst. Ja nagu ta ütles, et mul oli väga hea elamine, mul oli erakabinet kesklinnas ja nii edasi. Aga siis tuli üks naisterahvas, kes ütles, et oi, mis sa nüüd siin töötad, arstid Soomes saavad nii palju raha ja sinu tulevik ja mees on siis insenöör ja siis lähete kahekesi. Ja see oli selline tüüpiline pettus, lõpetas see naisterahvas koristajana. Teda petteti igatpidi, temalt petteti välja see korter, ehk see naisterahvas müüs, see Soome, müüs selle korteri maha, ütles, et see on siis sinu kulude katteks, et sa elad siin minu juures ja lõppude lõpuks ajas teda niimoodi lihtsalt tänava peale. Naisterahvas käis toidupangast toidu võtmas ja lihtsalt ta ütles, et tal vedas, ta käis soome keele kursusel ja siis keegi lihtsalt nendest inimestest, kes koos temaga kursusel käis, märkas tema olukorda ja siis suunas teda sinna Moniki keskusesse, kus ta abi sai ja sai ka varjupaika ja öömaja ja nii edasi. Aga miks ma räägin sellest? Kujutage ette, et olete hambaarst, keda tuntakse väga hästi ja siis sa tuled tagasi. Sul tegelikult ei ole jällegi, võib-olla saaks nullist alustada, aga nagu see naisterahvas, et mul oli nii häbi,
mul oli nii häbi, et ma ei rääginud üldse kellelegi oma sugulastest. Ma üldse ja selline isegi mõte, et ma tagasi tulen. Seda mõtet ei olnud. See on nii kurb, jällegi ma ka eelmises saates võtsin teile teema üles, et tegelikult see häbi on meie enda peas ja kui me suudaksime sellest korra üle astuda ja teha see häbiväärne enda jaoks samm ja teha oma suu lahti ja rääkida, siis abi on tegelikult olemas ja inimesed, kes tegelikult hoolivad, on palju inimlikumad, kui me oskame arvata, et ükskõik kui raske on nii noortel, sellistel lugupeetud, kõrgelt kukkunud inimestel, et ma ei tea, minu soovitus inimesena, unustage see häbi ja lihtsalt üks inimene on ikka maailmas, keda te veel usaldate ja talle rääkides võib hakata see maailm uuesti muutuma, pluss ka võib olla see hetk, kus sa peadki nullist alustama, aga vähemalt sinust tuleb väärikas inimene, sa saad oma inimväärikuse tagasi. Nüüd see usalduse teema on üks kõige suurem teema, kui me räägime tuvastamisest. Et nüüd sellesama näite puhulgi, et ta on olnud täielikult petetud ühest, teisest, kolmandast instantsist, jäänud ilma, siis tulevad tema poole näiteks ametlikud instantsid, politsei või mingi töökaitseinspektsioon või mis tal juba puudub see usaldus. Kuidas saada tagasi see usaldus, kuidas teha selgeks, et meie ei ole sinu järgmised manipulaatorid? Et mis? See on väga oluline, et tegelikult sellest tulebki alustada. Esimene asi, millest tuleb alustada, on seda inimest aidata. See on lihtsalt inimest aidata ja punkt. Et kui ta on nagu ärevus seisundis, et midagi alustada, mingid toimingud või küsitleda seda inimest, ilmselt ei ole mõtet, see koostöö ei laabu ja inimene võib-olla ei saa rääkida. Et lihtsalt kutsuda kohale kas või need MTÜ-d ja teha koostööd MTÜ. Meil inimesed kõik, kes selle valdkonnaga tegelevad, ma tunnen neid kõiki, nad on kõik pühendunud inimesed, et nad mitte ainult oma ameti pärast aitavad inimese, vaid selle pärast, et see tundub neile õige, et see on nende elu. See on missioon. Jah. Aga nüüd ütleme, kui ohver isegi nõustus tegema koostööd, ütleme, et ta teeb selle esimese sammu, ta saab aru, et see on üks võimalus tema väljapääsuks, võib-olla ei ole ta veel nii usaldatav. Tema turvalisus, kuidas seda tagatakse riigi poolt ka, kui sa oled näiteks teises riigis, sa ei saa keeltest aru, nüüd tuleb politsei, ta räägib ka teist keelt, okei, nad toovad tõlke, aga selleks, et see asi hakkaks arenema, et saaks seda kuhugi poole viia, ma pean homme sinna majja tagasi minema, kes tagab minu turvalisus, see on see hirm. Jah, nõus ja sellepärast meil on olemas need varjupaigad tegelikult, et kui on vaja inimest eraldada, kui on vaja leida inimesele, kus elada, siis teenus on olemas, jällegi võib olla mõni hetk, mõned raskused võivad olla, jällegi ma ei ole päris kursis, et kuidas mingis KOV-is, et jällegi siin räägiti päris palju, et kui juhtum tuleb esile kuskil, ma ei tea, reede õhtul ja kohalikus omavalitsuses kõik lähevad nagu puhkama, et mida siis teha. Võib-olla sellised olukorrad on natukene rasked, aga meil on olemas ohvriabi, et alati saab kas või ohvriabis helistada ja siis juba nemad muretsevad, et kuidas see koht leida. Aga see on ülioluline, et inimene tunneks end turvaliselt. Ma võib-olla tahaks veel lisada, et päris paljudel ohvridel on ka see missioonitunne, et mis iganes juba minuga juhtunud on, et võib-olla mina ei saa oma raha tagasi, aga kui ma räägin sellest, kui ma teen koostööd, võib-olla keegi teine, võib-olla saab siis seda ärateenitud karistust ka ära kasutada. Nii et ka see on ka nagu motivaatoriks. Just nimelt, et see, ütleme, pöörata see oma raske lugu tegelikult õpetlikuks looks võib olla väga inspireeriv ja julgust tekitab inimestele, kes võib-olla ei oleks mitte kunagi selle peale mõelnud. Ja need inimesed, kes oma suu lahti teevad ja kes lähevad selle arenguga kaasa, et mingi asi ära lahendada, tegelikult on sellest häbitundest ju üle astunud. Siis on juba ükskõik, sest
kui sul ei ole enam mitte midagi, hoida kinni häbitundest, no see on nüüd viimane asi tegelikult, et see on kõige tühisem asi, tähtis on see, et sa jääksid terveks, et su pere ei saaks karistada, et kõik oleks ikkagi hoitud. Selleks, et mingit juurdlust alustada, selleks, et kuhugi poole selle teemaga minna, on vaja tõendeid koguda. See on väga pikk protsess ja ka väga salajane protsess, et kui keeruline need tõendid on korjata. No jällegi see on küsimus võib-olla siis politseile, aga nii palju, kui jällegi me oleme nendest juhtumitest kuulnud, siis ka politsei rõhub, et on väga vajalik koostöö. Et me kõik oleme oma institutsioonides väga spetsialiseerunud. Siin on nagu mingid rasked kuriteod, siin on finantskuriteod, siin on maksukuriteod. Et meie sõnum näiteks selles Flow projektis on, et see koostöö kannab vilja. Et kui me vaatame need rahavoogusid näiteks, et kuidas siin ka üks huvitav juhtum, võib-olla siin paar-kolm aastat tagasi Soomes oli selline suur laine Nepali restoranide vastu, kus tuvastati üks inimkaubanduse juhtum, sellest kirjutati väga palju. Ja kuidas seda tuvastati või kuidas see kõik korraldatud on, et jällegi paberi peal kõik oli ilus. Et kui vaadata, lepingud olid olemas, palgad olid vastavalt siis selle kollektiivlepinguga, ütleme mingi 1500 eurot, maksti siis igale kokkale, aga maksti sellele kontole, kuhu ligipääs oli ainult omanikul. Täiesti läbimõeldud süsteem. Ja see omanik andis siis mingi taskuraha ainult töötajale, kandis üle teisele kontole ja ainult analüüsid, tegelikult vahele nad jäid lihtsalt mingi Exceli tabeliga politseile, et kus olid kõik need liigutused. Aga kui politsei uuris ka need rahavood, siis tuvastati, et hästi palju oli just sellised regulaarsed sularaha, mida nad võtsid tegelikult sellest varikontol. Nad panid enda kontole tagasi ja siis päritolu ei olnud arusaadav ja see on see, millega siis vahele jäid. Nii et jällegi erinevate valdkondade ja Soome politsei räägis, et see on just tänu sellele, et see tõsiste inimkaubandusega tegelev osakond tegi koostööd maksupolitseiga. Ja. Nüüd sa enne juba ütlesid, et see tegelikult see koostöö, et midagi avastada, tuvastada ja ka tegelikult avalikkuse ette tuua, et see on edu võti ja selle üks taga olev asi oli Flow projekt. Et paari sõnaga, mis asi see Flow projekt oli? Ja, see on selline koostööprojekt Euroopa Liidu poolt finantseeritud, kus oli meil 4 partnerit. Eestvedajaks on Heuni Soomest, Helsinki Institute for Crime Prevention and Crime Control affiliated with United Nations, väga pikk nimekiri, aga nad teevad tubli koostöö ja minu arust nad juba kuskil üle 10 aasta suur osa nende tööst on just inimkaubanduse valdkonnas. Ka meil see Flow oli juba 3. projekt nendega, et me alustasime kunagi aastal 2004, kui ma ei eksi. Esimese Flex projektiga, kus me alles alustasime selle tööalase ärakasutamise teemaga ja mina mäletan, esimene ümarlaud, mida me Eestis kokku kutsusime, seal tuli meil kokku 7 inimest, kes ütles, et see ei ole üldse mingi teema, mida siin Eestis arutada. Umbes selline meelestatus oli ja juba sellele Flex projektile järgnes meie projekt Adstringo, samuti koostöös. Meil on veel 3. sellised põhipartnerid on meil üsna sageli Läti, Soome ja siis meie ja vahest tulevad teised partnerid. Ka Adstringos olid meil ka lätlased, leedukad ja soomlased. Ja siis oli juba möödas mingi 5-6 aastat ja huvi oli meeletu. Ja tegelikult see oli juba teemaks. Ja Flow projekt tuli meil 2017-2019, 2 aastat kestis
ja selle eesmärk oli just keskenduda sellesse ärimudelile, ka vaadata, kuidas inimkaubandus on siis korraldatud, millised skeeme kasutatakse selleks. See oli selline alus ja selle alusel me tegime veel 2 publikatsiooni, jällegi koostöös vastavate ekspertidega. Üks nendes on selline käsiraamat soovitused äridele, et mida nemad võiksid teha ja millega saaksid nad arvestada selleks, et ennetada inimkaubandust ja inimeste ärakasutamist. Ja veel üks publikatsioon, mida meie politseiga ka koostöös, aga eestvedajaks oli siis Soome politsei. See on selline abivahend selleks, et kuidas uurida need juhtumid. On sulle tagasisidet selle kohta, et kui te olete teinud ära nii tänuväärse suure töö ja sellised eeskirjad, kas need on päriselt kasutusel täna, inimesed arvestavad nendega, et need ei ole kuskil kellelgi sahtlis lihtsalt? No ma võin hinnata ainult see huvi nende vastu, et ma ei tea, kas nad läksid sahtlisse, aga minu sahtlist nad läksid väga kiiresti ja laiali. No, annaks Jumal, et ja mitte annaks Jumal, annaks teadlikku mõistust nendele, kellel on käes selline väärt materjal, mille põhjal tegelikult sa hoiad inimesega tegelikult ka kindlustad oma tulevikku ja oma ka, ütleme, suurtöövõtjana ka oma positsiooni ja üks päev sa ütled, ma ei tea sellest midagi, vaid pigem ma tean täpselt, mis toimub minu all, minu vastutusel, sest ükskõik, kui kõrgel oled sa, vastutad sa peaga tegelikult selle eest, mis sinu ümber toimub, et inimese kodaniku kohus on see. Tagasi korra nüüd ohvrite juurde. Saada see inimene usaldama on esimene, saime ta usalduse, võitsime ta usalda, saab aru, et siit võib tulla abi. Võtme küsimused, kuidas sa need inimesed rääkima paned? Mingid mõtted selle kohta, meenub mõni lugu, mis oli see trigger, mis ta ütles, et okei, ma saan aru, siit on minu väljapääs. No tavaliselt, kui inimesed on ikkagi tänulikud, et kui nad näevad, et nad saavad abi, siis nad teevad koostööd ja räägivad need. Jällegi usaldus on võtmeküsimus ja midagi targemat sellest, et inimest lihtsalt aidata. Kõige hirmsam lugu minu arust oleks, et kui nüüd õiguskaitseorganid saaksid seda inimest ära kasutada oma eesmärkidel. Nii et seda vältida, alati mõelda, et teie eest on inimene. Mina arvan, et see on võtmeküsimust rohkem nagu siin. Võib-olla nende ohvrite üks hirm võibki olla ju see, et neid on ka hirmutatud näiteks selle väitega, et ära sa unistagi, et sulle keegi appi tuleb, sest me teeme väga tihedat koostööd õigusorganitega. Oma kogemust, Anna, saad sa öelda, et väga palju seda ikkagi ei ole, et on olemas üks instants ja kriminaal? Jaa, absoluutselt, et ma pole üldse kuskil isegi näinud, et ole või kuulnud, et mingid ma isegi ei kujuta ette, mis see koostöö õiguskaitseorganitega võiks siin olla. No ma võtan oma naiivse mõtlemisega näiteks kõik need filmid, et kõik politsei on kinni makstud, appi nad sulle ei tule, meie koostöö on sellest, et nad lasevad meil toimetada, me maksame neile mingit business-rahat, see tegelikult päriselus nii ei ole. Päriselus see ikkagi nii ei ole ja jällegi need politseinikud, kellega mina olen siis kokku puutunud, intervjuud teinud.